Tere austatud Narva-Jõesuu linna elanikud. Tänases pöördumises tahtsin teiega rääkida nendest uudistest, mis olid siin viimase nädala jooksul meedias igal pool. Räägiti sellest, et linn on üsna kriitilises olukorras. Ühes ajalehes oli artikkel ka selle kohta, et linn on lausa ääre peal puht sellepärast, et korraga me saime endale kaks kriisi. Esimene on siis koroonaepideemiaga seotud kriis ja teine on põlevkivikriis. Kui rääkida nendest uudistest, siis võib öelda jah, et keerulised ajad vahepeal juhtuvad ja tekivad igas teises omavalitsuses, aga see ei tähenda seda, et linn iseenesest on väga kriitilises olukorras. Teatud meetmed on linnavalitsuse poolt on juba vastu võetud, me panime piirangud mõnedele tegevustele. Räägiti ka sellest, et linn võib-olla on suunitud loobuma investeeringutest. Investeeringutest loobumine on viimane asi, millega Narva-Jõesuu linnavalitsus tegelema hakkab. Me pigem saavutame kokkuhoiu teistes kohtades ja me vähendame jooksvad kulud. Investeeringutega aga läheme meie kindlasti edasi. Täna me asume teiega koos siin Olgina alevikus Priitska puhkealal. Antud projekt oli ellu viidud eelmise aasta rahva eelarve projekti raames ja nii nagu see Priitska puhkeala projekt kui ka teised projektid, mis on selleks aastaks meil ette nähtud, nendega me läheme edasi. Ma räägin kõigepealt Narva-Jõesuu linna kergliiklusteest. See on siis selle suure projekti teine etapp, mis on kõige suurem ja mahukam. Selle projektiga me alustame juba juunikuus. Me läheme hankesse ja hanke tingimuste kohaselt soovime nende töödega ühele poole saada järgmise aasta oktoobri alguseks. Olgina spordiväljak ja skatepark. Antud töö on juba lepingus ja järgmise paari kuu jooksul see töö saab valmis. Kaua oodatud Sinimäe spordiväljak ja skatepark. Hankega me oleme alustanud ja meie plaan on selline, et suve lõpuks see väljak ja skatepark samuti saavad valmis. Järgmine on meil kohe Vaivara-Küla spordiväljak ja skatepark. Sel aastal meil on plaanis kõik projekteerimistööd ära teha. Järgmise aasta jooksul siis on oodata ka selle projekti elluviimist. Samuti me jätkame ka Narva-Jõesuu linna muuli taastamise projekteerimistöödega. Lepingu tingimuste kohaselt projekt peab olema valmis juba selle aasta sügisel ja järgmine etapp on siis raha otsimine erinevatest allikatest, kas või siis läbi riigieelarve või uutest toetusfondidest. Juunikuus on plaanis alustada ka olemasoleva linna promenaadi pikendamise projekteerimistöödega ja selle projekti eesmärk on siis kokku panna need mõlemad otsad. Üks on siis taastatud muul ja teine on olemasoleva promenaadi pikendus ja pikemas perspektiivis see ala ehk muuli ümbrus peab funktsioneerima kui üks tervik. Juunikuu jooksul me loodame, et tuleb positiivne vastus ka Keskkonnainvesteeringute keskusest, kust me küsisime raha Sinimäe vaatetorni taastamiseks. Tänase päeva seisuga on meil projekt valmis, kõik load on meil käes ja järgmine etapp on selle vaatetorni taastamine, mis võiks toimuda juba järgmisel aastal. Paar kuud tagasi me saime raha läbi sama fondiga tänavavalgustuse süsteemide rekonstrueerimiseks. Hetkel tegeleme projekteerimishanke ettevalmistustöödega ja antud projekti raames me rekonstrueerime kõik tänavavalgustussüsteemid, mis asuvad meie linna territooriumil. Ja tänase pöördumise lõpus ma soovin veel infot jagada ka selle kohta, et koostöös Narva linnaga on alustatud Narva-Jõesuu linna vahelise kergliiklustee ehitustöödega ja samuti Maanteeamet on alustanud ka Narva-Jõesuu vahelise riigimaantee rekonstrueerimistöödega, mis tähendab seda, et juba juunikuu jooksul tõenäoliselt 2 kuuks pannakse täielikult kinni liiklus Narva ja Narva-Jõesuu linna vahel ja kõik kohalikud inimesed või turistid või Narva linna elanikud, kes tahavad meie juurde külla tulla, nad hakkavad kasutama ajutised
ümbersõidu liiklusskeemid. Jooksev info hakkab tekkima meie linna kodukal. Hetkel meil käivad läbirääkimised selles osas, et kui pika aja jooksul hakkavad need ajutised liikluspiirangud kehtima ja mismoodi me tagame liiklus nii linna sees kui ka Narva-Jõesuu ja Narva linna vahel. Loodame nii meie linna kui ka Narva linna elanike mõistvale suhtumisele, kuna kõik need ajutised liikluspiirangud on rakendatud teie elukvaliteedi parandamise nimel. Head linna elanikud, ärge palun unustage, et selle nädala lõpuni teil on võimalus hääletada nende ideede poolt, mis on selle aasta linna rahva eelarve raames konkursile esitatud. Olge aktiivsed, tänan kuulamast ja järgmise korrani. Aitäh!